Tere hommikust kõigile! Meil on värske uudis. IRGC luureoperatsiooni juht kindralmajor Majid Kadimi on tapetud. Iisraeli allika sõnul kõrvaldas Stremeo ja Iisraeli ühine rünnak tegelikult IRGC tegeliku teise juhi. Ta oli üks väheseid kõrgeid komandöre, kes jäi viimase aasta jooksul ellu mitmest Iisraeli ja Ameerika rünnakust. Ta juhtis luuretegevust liitlasvägede vastu piirkonnas. See toimub samal ajal, kui jälgime arenguid ja võimalikku relvarahu kokkulepet Ederua ja Iraani vahel. Eile rääkisin president Trumpiga ja ta ütles, et kui sel nädalal kokkulepet ei saavutata, näete üle kogu riigi sildu ja elektrijaamu kokku varisemas. Kui kiiresti kokkulepet ei saavutata, kaalun kõige õhkimist ja nafta kontrolli alla võtmist. Reutersi raporti kohaselt töötas Pakistan öö jooksul koos Iraani ja EVAga välja kokkuleppe, et lõpetada vaenutegevus kahes etapis, kohene relvarahu, millele järgneb ulatuslikum kokkulepe. Isegi diplomatia jätkudes ründavad Irpura, Haimri, Rahi ja Iisraeli lennukid endiselt Iraani, samal ajal kui ilmnevad üksikasjad nädalavahetusel toimunud päästeoperatsioonist, mis päästis ühe Ameerika meeskonnaliikme. Sajjad Irpura, Haimri, Rahi eriüksuslased asuvad Iraani edelosas. Vaata siin nende provintsi. See oli mitmetunnine operatsioon, kuid luure toel edukas. President Netanyahu teatas, rääkisin president Trumpiga ja õnnitlesin teda otsuse ning täiusliku missiooni eest piloodi päästmiseks vaenlase territooriumil. President tänas Iisraeli abi eest. Olen uhke meie enneolematu koostöö üle, nii lahinguväljal kui ka väljaspool seda, ja et Iisrael võiks olla. Aidata päästa Ameerika sõdalast. Samal ajal jätkavad iraanlased Iisraeli ründamist ballistiliste rakettidega. Ballistilised raketid tulistati öösel Iisraeli keskosa pihta. Vaadake siin tagajärgi riigi põhjaosas Haifa linnas. Selle raketi otsese tabamuse kohas on 2 inimest kadunud. 2 said rünnakus surma ja veel 2 võivad olla rusude all. Kogu piirkonnas toimub palju sõjategevust. Ameerika Ühendriigid valmistuvad selleks, et kui kokkulepet ei saavutata, võib siin piirkonnas toimuda märkimisväärne eskalatsioon. Ja president Trump lubas rünnata Iraani energia- ja elektritaristut. Kõik see on alati võimalus, aga Trey, see viimane uudis, mille sa andsid selle kõrge Iraani ametniku kohta, kes hukkus ühises operatsioonis Iisraeli õhurünnakus. Kuidas tema surm võiks neid inimesi mõjutada? Võimalikud läbirääkimised selle sõja lõpetamiseks, mis praegu käivad? Kindralmajor Majid Kadimi oli peamine vastutaja Iraani praeguste operatsioonide luure koordineerimise eest, mis on suunatud SEP-4 vägedele ja nende liitlastele kogu piirkonnas. See hõlmab ka Pärsia lahe riike. Praegu peetakse teda Iraani revolutsioonilise kaardiväe tähtsuselt teiseks isikuks. Ja mulle teatati, et tegelikult kõrvaldati sama rünnaku käigus ka teine ohvitser. Ja tegemist on Qudsi üksuse erioperatsioonide komandoriga, Ismail Khani. See näitab taas, kuidas iisraelased ja ameeriklased teevad koostööd oma luureagentuuridega. Sihtides Iraani revolutsioonilise kaardiväe liikmeid, kes vastutavad käimasolevate rünnakute eest, et survestada Iraani režiimi heas usus kokkulepet läbi rääkima. Mitu neist isikutest peab surema, enne kui Iraan mõistab, et neid ei saa asendada? Või tekib küsimus, kas kõik Iraani revolutsioonikaardis on tõesti nii kergesti asendatavad? ja kogu Iraani režiimis? Trey, nad arvavad, et võivad lihtsalt niimoodi jätkata. Sa tead küll, lõputult. Iraanlastel on niinimetatud mosaiikkaitse. Seega on nad valmistunud võimaluseks, et nende ametnikud võivad olla sihtmärgid. Mulle öeldi, et luureülemat on juba rünnatud ja ta vahetas pidevalt asukohta, püüdes pidevalt nende mõrvakatsete eest põgeneda. Peamine on see, et iraanlased võivad need ametnikud asendada, kuid hierarhia madalamal tasemel on neil palju vähem kogemusi, mis teeb iraanlastel võitluse jätkamise palju raskemaks. Me teame, et neil on endiselt raketid ja droonid, millega rünnata laheriike, Sinaiva vägesid ja ka Iisraeli. Kui vaadata toimuvat, näeb selget ühist pingutust EVA ja Iisraeli poolt, et tabada Iraani juhtkonda, hävitada sõjaväeline režiim ja rünnata lisaks stardibaasidele ka mujale.
Raketid ja droonid, samuti nende tootmisliinid, takistades relvade valmistamist ex-Mateo vägede ja liitlaste vastu Lähis-Idas. Iraani revolutsioonilise kaardiväe teise mehe surm on ülioluline. Aitäh, Trey. Nüüd Alex Gray, Trumpi julgeolekunõukogu endine kabinetiülem. Ja Alex, muidugi suur uudis on ilmselgelt see päästeoperatsioon, millega toodi Iraani pinnale 30 tunniks jäänud lendur turvaliselt tagasi ja see juhtus nädalavahetusel. Kas olete kunagi kuulnud sellisest päästeoperatsioonist? Ei, Karli, see on tõesti Ameerika Ühendriikide relvajõudude suurim saavutus otsingu, pääste ja erioperatsioonides ilmselt alates teisest maailmasõjast. See on erakordne saavutus ja ma tõesti toon välja kontrasti viimase korraga, kui me üritasime läbi viia suurt otsingu, pääste ja erioperatsiooni, mis hõlmas Iraani ja see oli 1980 aastal. See oli kuulus Desert One'i tragöödia Jimmy Carteri ajal, kui Ameerika eriüksuslased hukkusid pärast seda, kui nende helikopterid kukkusid kõrbes alla. Ja see viitab tõsiasjale, et juhtimine ja ressursid on olulised. President Trump tegi selles operatsioonis raskeid otsuseid, saates need uskumatud mehed ja naised suurde ohtu ning andis meie vormikandjatele vajalikud ressursid edu saavutamiseks, erinevalt Carteri ajastust. Nii et vaadates neid kahte operatsiooni on selgelt näha, millise erinevuse juhtimine sellistes erakordsetes olukordades teeb. Ja ma arvan, et aitab ka see, kui luureaparaat on tõesti keskendunud sellistele tegevustele, mitte pereemadele ja katoliku kirikutele. Selles mõttes paelub mind CIA petukampaania, mis selle päästeoperatsiooniga kaasnes. Miks meie luure nende omast üle oli, Alex? Tead, viimastel aastatel, alates president Trumpi esimesest ametiajast ja nüüd John Ratcliffe'i juhtimisel CIA's teisel ametiajal, oleme me kulutanud aega CIA ülesehitamiseks, et sellest saaks taas organisatsioon, mida enamik ameeriklasi ootab. Kahjuks on alates John Brennani ajast, Obama ajastul ja nüüd Bideni all CIA muutunud politiseeritud bürokraatiaks, mida kasutatakse vähe ja juhitakse halvasti, olles liiga keskendunud DEI algatustele. Nad olid rohkem mures sellepärast, et olla kaasav kogukond, kui sellepärast, et tagada Ameerika võimu projitseerimine ja meie võimete elluviimine välismaal. Kogu au direktor Ratcliffe'ile, president Trumpile ja meeskonnale selle eest, et nad muutsid CIA selliseks, nagu enamik ameeriklasi usub, et see peaks olema. Õige. Reuters teatab praegu, et EVA ja Iraan on saanud plaani sõja lõpetamiseks. Seda plaani pakub välja Pakistan, kuid kui see jõustub, võib see jõustuda juba täna. See plaan avaks taas Hormuzi väina ja rakendaks kaheetapilist lähenemist. Esmalt kohene relvarahu, millele järgneb kõikehõlmav kokkulepe. Kui tõsiselt peaksime seda võtma? No, peame ootama ja vaatama, Karli. President on olnud väga selge, öeldes, et ta tahab näha asjade lahendamist, kuid väga selge märkusega, et iraanlased peavad tõepoolest väina taas avama. Iraanlased peavad kasutama õiget otsustusvõimet. Iraanlased ei saa jätkata oma tegevustega, mis destabiliseerivad piirkonda nii, nagu nad on seda viimasel ajal teinud. President oli Ameerika Ühendriikide sõjaeesmärkide osas selge. Me jõuame sõjaliselt enneolematule operatiivsele edule lähemale. Ma arvan, et enamik ameeriklasi peaks selle kokkuleppe õnnestumisele kaasa elama, juhul kui Zemun ja Vah täidavad oma osa. See täidab meie sõja eesmärgid, sealhulgas väinade taasavamise, kuid president on olnud selles osas väga selge. Kui see ei teostu, on tal samuti palju võimalusi, et muuta Iraani režiimi olukord veelgi valusamaks. Seega arvan, et juhtugu see täna, mõne päeva pärast või nädala pärast on Ameerika Ühendriikidel kindlasti palju võimalusi sundida režiimi läbirääkimiste laua taha naasma. Ja kas üks neist võimalustest hõlmab NATO abi? Ilmselt mitte. Endine pressiesindaja Ari Fleischer hoiatas X-is. Sõdadel on ootamatud tagajärjed. Kui riigid oma tegelikku palet näitavad, ei ole NATO enam kunagi endine. Ja Lääne-Euroopa nõrkus on selle põhjuseks. Nii et Alex, millised on järgmised sammud NATO jaoks? Ari tabas täpselt naelapea pihta. Ma mõtlen, isegi kui ma olen alati NATO toetanud, on sellest saanud paljuski põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikide Euroopa haru.
mõtle mõttekodade loomisele, ma mõtlen, et teatud mõttes on sellest tõesti saanud Euroopa haru, mis seisab vastu Trumpi valitsusele ja Ameerika konservatiividele. Nad on unustanud, mis on seda liitu tugevdanud alates 1949 aastast, mil see asutati. See, et tegutseme koos transatlantilise ühendusena ühiste väärtuste nimel. Ja mis väärtus oleks suurem, kui takistada Iraanil piirkonda hävitamast ning vägivalla ja ideoloogilise ähvarduse levitamist kogu Lähis-Idas. Aga nad lasid anti-ameerikalikkusel ja Trumpi vastasel sündroomil ületada meie jagatud transatlantilise ühtsuse. Ja Aaril on täiesti õigus. Kui meil on Euroopa liitlased, keda huvitab rohkem selline poliitiline hoiak kui ühise maailmavaate kujundamine, siis see liit ei kesta enam kaua. Seetõttu kohtub NATO peasekretär Mark Rutte sel kolmapäeval president Trumpiga, et see lahendada. Alex Gray, endine Trumpi NSA kabineti ülem, aitäh teie asjatundlikkuse eest. Aitäh, et tulite.